Tere õhtust kõigile ja suur tänu, kes said laivi kohale tulla. Tere ka sulle, kes sa meid järele vaatad. Mina olen siis Kerli Siimenson ja olen Fookuspunkti asutaja, eestvedaja ning tänase webinari korraldaja. Webinar kestab meil täna siis umbes 1,5 tundi, koosneb loengu osast ja seejärel sellisest küsimus-vastused voorust. Ja Fookuspunktist ka veel paari sõnaga, et oleme siis tegutsenud umbes 2 aastat juba ja Fookuspunkti missiooniks on peamiselt kaassõltlase toetamine, kuid ka teadlikkuse tõstmine erinevate sõltuvuste teemal ning ennetustöö siis. Ja selleks toome siis info mugavalt veebi vahendusel koju kätte, korraldades virtuaalseid töötube, webinare, kogemuslugude jagamisi ja tutvustades erinevaid teraapiameetodeid. Ja põhjus, miks me täna räägime siis sellisel teemal nagu nartsissism, on see, et ka sellise tugevate nartsissistlike joontega inimese lähedane või siis pikaajaline koostööpartner või kaastöötaja on tegelikult kaassõltlane, kes vajab tuge ja infot, kuidas selles suhtes ellu jääda, nii-öelda ennast kaitsta või kuidas selles suhtes siis väljuda. Ja räägime siis täna nartsissismist, et mis see on, millised on selle erinevad tüübid, kuidas teda ära tunda, kust see tuleb, et miks siis inimene muutub selliseks. Kuid peamine rõhk on siiski sellele, et kuidas ennast sellises suhtes kaitsta ja toetada ja mitte ära kaotada. Ja selleks, et kõigile nendele küsimustele täna vastused saada, on meil külas siis gestalt psühhoterapeut Elo Mets. Tere Elo, ole hea, tutvusta ennast. Tere Kerli, et aitäh kutsumast ja aitäh kõikidele, kes täna siia on tulnud, et tõesti vist circa 400 inimest oli registreerunud, et täitsa nagu süda värises viimastel hetkedel, et nii paljudele see pakub huvi ja selline suur vastutus on ikkagi rääkida siin täna. Et mina olen Elo Mets, gestaltpsühhoterapeut, real coach, et siis on mul individuaalteraapiat ja töötubasid teen. Ja miks ma siis räägin nartsissismist? Ütleme, et see on olnud minu personaalne huvi seetõttu, et see on olnud väga oluline või see on mänginud väga olulist rolli minu elus. Siis nartsissistlikud inimesed ja omal nahal siis tean, mida see tähendab ja kuidas see mõjutab nii-öelda kõrvalseisjaid, lähedasi, et sellise inimesega koos elu. Vot nii. Ja siis meil on planeeritud 1,5 tundi, eks ju 7:30, et mul endal on see mõte, et ma räägiksin slaidide abil tund aega ja siis võib-olla läheks edasi küsimustega, aga jooksvalt võib chati siis küsimusi ka järjest edastada. Nii, ehk siis elu nartsissistlike joontega inimestega. Et minu elus on siis olnud üks lapsevanem selliste joontega ja siis ka mitmed hilisemad elukaaslased. No nii, selline pilt. Et ilmselt te juba aimate, et milline isiksuse häire siis neid kuulsusi siin ühendab. Et avalikud allikad viitavad, et nendel kõikidel on nartsissistlikud isiksusjooned. Tõenäoliselt mõne puhul on see väga tuntavalt näha ja teada. Et ma täna tegelikult hea meelega ei rääkiks nartsissistidest, vaid just nimelt nartsissistlike joontega inimestest. Et ütleme niimoodi, et ikkagi nartsissistlik isiksuse häire on psühhiaatriline diagnoos ja seda ei saa keegi teine panna peale psühhiaatri.
et küll aga me saame rääkida siis joontest. Nii, ja siis kui rääkidagi sellises ametlikus kliinilises keeles, siis maailmas on 2 sellist rahvusvahelist haiguste manuali, et üks on siis RHK, kus on siis loetletud kõik erinevad haigused ja siis teine on DSM, mis siis eelkõige siis loetleb vaimse tervisega seotud nähtused, haigused, diagnoosid. Et tõesti siis sellises rahvusvahelises haiguste kategoorias nartsissismi enam tänasel päeval sellisel kujul pole, et varem ta paiknes kategoorias spetsiifilised isiksuse häired. Ja siis tõesti, et paljud siis teadmised või mille järgi me kategooriseerime täna nii-öelda nartsissistlike joontega inimesi on siis need teadmised, mis me saame sealt DSM-ist. Et siis veel kord panen need ametlikud sellised omadused või loetelu nendest omadustest siia kirja ja siis nartsissistliku isiksuse häireks loetakse siis inimest, kellel on vähemasti 5 sellist omadust, sümptomit. Et siis jah, sellised inimesed nõuavad enda imetlemist, nad usuvad enda õigusesse saada erikohtlemise osaliseks. Nad kasutavad teisi inimesi enda huvides ära. See võib olla nii teadlik kui teadmatu. Empaatiavõime on neil väga vähene. Ja siis kas nad on teiste peale kadedad või usuvad, et teised kadestavad neid. Ja siis üleolev ja häbenematu käitumine on ka üks selline tunnus. Nad usuvad siiralt, et nad on ainulaadsed ja erakordsed ja et nendest suudavad aru saada vaid siis tõesti märkimisväärsed, erakordsed teised inimesed. Et tavainimene nii-öelda nende mõistes selleni ei küündi. Et ta peab ennast siis tähtsaks igatepidi. Et see on ka ilmselt teile kõigile tuttav pilt. Et see on siis Kreeka mütoloogiast pärit Narkissos, kelle järgi siis nartsissistid on siis oma sellise nime saanud. Et Narkissosi oli noormees, kes armus enda peegelpilti ja mis see siis ütleb nartsissisti kohta seda, et nartsissistid armastavad enda ümber siis neid inimesi, kes peegeldavad neile nende häid omadusi. Näitavad neid ilusana ja heana ja targana ja edukana. Eks ole. Et kõik need, kes kipuvad peegeldama võib-olla natukene keerulisemaid külgi, siis seda kahjuks kena inimene seal ei taha seda peegelpilti näha. Et selle tahaks kõrvale lükata ja ka selle inimese. Et kuna siis üldse nartsissismi selline diagnoos või kuna see alguse sai, et kuna esimest korda mainiti, siis selleks oli siis 1925 aasta ja seal ongi see eelmise sajandi algus, kus siis seda ideestikku nii-öelda hakati sellest rääkima. Ja siis 80-ndatel siis suurenes huvi nartsissismi vastu ning see siis ta pandi ka sinna sellesse loetellu, vaimse tervise diagnooside loetellu. Nii. Lähme siis siit edasi. Kuidas selle nartsissismiga siis on? On see hea või halb? Et võib-olla hea vastus on või õige vastus on see, et õige. Võib-olla jah, et on õige mõelda pigem, et me kõik paikneme sellel nartsissistikul skaalal kusagil. Et lihtsalt teatud osas
tähendab see elutervet eneseväärtustamist. Kui see läheb sellest üle, siis tuleb ju patoloogiline eneseväärtustamine, nartsissism. Ja siis, kui seda on liiga vähe, seda eneseväärtustamist, siis jällegi on see inimene väga haavatav teiste poolt. Ja tal on keeruline hakkama saada enda ja teistega. Et siin on siis selline ülevaade jah, et ma ei leidnudki head eestikeelset vastet sõnale egoistid. Et kindlasti see ei ole sama, mis egoist. Et see ego tuleb siis ka sellest Narkissose müüdist, et kes oli siis see Kaja, kes põõsast nägi seda Narkissost ja armus temast, aga tal ei olnud oma häält, et väljendada oma tundeid. Et ta sai ainult korrata teiste sõnu ja kajada vastu. Ja seda siis see kategooria ka tegelikult esindab, et need on need inimesed, kes ei taha silma paista. Nad kohandavad ennast enda vajadused teiste järgi ja ka arvamused teiste järgi. Et nad ei oska seada oma piire ega öelda ei. Ja siis eluterve on siis tõesti see, et ilma teatud nartsissistlike omadustest tegelikult ongi meil elus raske hakkama saada. Et meil on raske endale andeks anda oma eksimusi, raske edasi minna, jätta selja taha selliseid keerulisi kogemusi. Et võib-olla hakkaksime ennast põlgama, et oluline on jah, siis see ikkagi, et ma oskan ennast väärtustada, õpin oma eksimustest, ei arva sellepärast, et ma olen halb inimene või kuidagi vigane. Et oskan seada oma suhteid ja piire, hoida suhteid terveid ja seada piire. Ja siis jah, kõige äärmuslikum on siin siis see pahatahtlik nartsissism. Aga ma liiguks siit siis veel kord edasi, et ma ei tea, kui palju kui paljud teist on kuulnud sellisest asjast nagu Malkini nartsissismi spekter, mille kohta saab siis lugeda raamatust Rethinking Narcissism. Et see Malkini põhikontseptsioon on siis ka see, et nartsissism ei ole selles mõttes äärmus, et mustvalge, et kas ja või ei, vaid et tõesti me kõik kuskil sellel skaalal paikneme. Äärmused on problemaatilised. Vaatame siis veel kord lähemalt seda nüüd sellel Malkini skaalal. Ja mis siis nende egoistide puhul veel on võib-olla eriline, mis teeb nad eriliseks, et neid kipuvad just tõmbama sellised nartsissistlikud inimesed. Kes võtavad selle ruumi endale, mille peale siis see egoist tegelikult ei proovigi kuidagi nagu seda endale küsida või ei oska. Sest ta on õppinud oma elus mitte väljendama oma soove, võib-olla ta isegi ei tea oma soove ega vajadusi, sest võib-olla ta pole õppinud või tõenäoliselt ta polegi õppinud, eks. Et tema jaoks on olnud turvaline sulanduda siis teistega kokku, et mitte siis vastanduda. Ehk siis tõesti see põhikonsept või selline seisukoht siis on egoistide puhul, et mina ei ole oluline, et kõik teised ümberringi on tähtsamad. No vot, eluterve nartsissism, et sellel puhul on siis tasakaalus nii see enda piirid, et ma jään endale kindlaks, ma tean oma vajadusi, ma väljendan neid ja samas ma annan ruumi ka teistele inimestele enda kõrval. Et ma tunnen ennast iseendana kindlalt.
arvestan nii enda kui teiste vajadustega ja samas ma suudan ka eksida ja tunnistada oma eksimusi, ilma et ma selle pärast kokku kukuks või minu maailm siis. Ja siis viimane on siis nartsissist või siis tõesti need nartsissistlikud jooned, et mis siis Malkini skaalal on punktidel 7–10. Et mida kõrgem see punktisumma on, siis seda tugevamaks need nartsissistlikud jooned lähevad. Ja seda keerulisem on siis selle inimesega hakkama saada. Ja siis panin siia, tegin ka sellise tabeli, võib-olla mis annab ka parema ülevaate veel siis sellest nii-öelda nartsissistlikust äärmusest või siis selle nii-öelda skaala nartsissistlikust küljest. Et hästi palju tegelikult sellises psühholoogilises kirjanduses ka eristatakse just sellist varjamatut, grandioosset nartsissisti ja siis haavatavat nartsissisti. Ja sellel skaalal siis varjamatu grandioosne siis paikneb eespool, ehk siis tema nartsissismi spekter on väiksem. Et nad on, kui ma ise seda tabelit vaatan ja neid omadusi, siis mulle tegelikult ikkagi tundub, kui ma mõtlen ka nende inimeste peale, kes minu elus on olnud nartsissistlike joontega, siis mitte ükski nendest ei püsi nüüd ainult ühes selles lahtris või veerus, et ikkagi nad teatud omadused võib-olla tulevad mõnikord ja teatud stressiolukordades liiguvad nad sinna rohkem sinna veel äärmuslikuma poole peale. Et seda päris niimoodi mustvalgelt ei saa võtta, eks. Ja kindlasti mitte kõik siis omadused ei pruugi ühe inimese puhul, isegi ütleme varjamatu, kui me vaatame ühte varjamatut nartsissisti, siis ei pruugi kõik need omadused selliselt olla. Aga see on selline üldine vaade. Et tõesti siis see varjatud nartsissist on siis pigem selline, kellele peale vaadates ei saa alati aru, et tegemist on nartsissistiga. Et minu enda kogemus on, et isegi 95% inimesi, kes teda teavad, võivad öelda, et see on üks maailma toredamaid inimesi. Ta on hea võõrustaja, suurepärane vestluspartner, heas tujus, alati, ma ei tea, leiab aega oma vestluspartnerite jaoks, tuleb appi, kui vaja. Aga siis see nii-öelda tema tumedam pool paistab kõige enam siis välja ikkagi kõige lähedasemate inimestega koos olles. Et kõikidel siis nartsissistidel on hästi suur vajadus imetluse ja tunnustuse järele. Empaatia juba mainitud on kõikidel väike. Et varjatud nartsissisti puhul siis võib-olla need käitumismaneerid on rohkem passiiv-agressiivsed. Et kuigi seda ma ütleks, et esineb ka sellise varjamatu nartsissisti puhul. Ja siis see tabel veel siin on 2 tabelit või? Nii, okei. Jah, et nüüd on see tabeli teine osa nii-öelda. Kuidas seda siis siin veel kommenteerida, et neil kõikidel siis nartsissistidel on oma viis manipulatsiooniks, et taaskord on teinekord keeruline öelda, et kas see manipuleerimine on teadlik või mitteteadlik, et tõenäoliselt nii ja naa. Et psühholoogilises mõttes saab öelda, et inimesed, kelle selline enesetoetus, kui ongi, et mis on siis nartsissisti üks selliseid põhiolemusi, ma küll jõuan sinna ka veel, aga et tal on tegelikult väga habras enesehinnang
ja noh, see enesemääratlemine või selline enese teadvustamine on väike. Ehk siis ongi, et psühholoogiliselt need inimesed, kes seesmiselt on kuidagi nõrgad ja haprad, siis nendel on suurem vajadus ka manipuleerida oma keskkonnaga. Et siis noh, et saada endale see tugi, mida neil enda sees ei ole. Et mida hapram see enesetoetus on enda sees, seda rohkem nii-öelda manipuleeritakse keskkonnaga. Ja see tõesti ei pruugi olla alati teadlik ega ka mitte tahtlik. Sest lihtsalt on ka see, et nad alati ei oska teisiti. Ja siis kõige ohtlikum muidugi siin loetelus on see pahatahtlik nartsissist, kelle puhul siis isegi mõned psühholoogid ütlevad, et see on nii-öelda, ta esindab seda silda nartsissismi ja psühhopaatia vahel. Ehk siis ta võib juba kalduda teatud mõttes psühhopaadiks ja psühhopaadi käitumisele läheneda, olla siis äärmiselt empaatiavõimetu ja tehagi ikkagi teadlikult ja tahtlikult liiga oma ümbritsevatele inimestele. Ja siis siin on see toimetulek ka, et varjamatu grandioosse nartsissistiga, noh, tegelikult see kehtib ka muidugi kõikide puhul, et ikkagi hoida need selged piirid, aga sellise grandioosnartsistiga mitte võistelda, sest temale meeldib olla alati parim avalikult. Et kui avalikult temaga nii-öelda vastanduda, siis tuleb sealt kohe rünnak. Varjatud nartsissistiga on siis oluline hoida ka neid sisemisi piire. Just enda jaoks emotsionaalne selgus on väga oluline. Noh, ja pahatahtlikust nartsissistist on üldse tark eemale hoida, sest jah, et isegi tõesti inimeste ajuehitus, noh, öeldakse, et sotsiopaatidel ja psühhopaatide aju on teistmoodi. Nendel see piirkond ajus, mis tunneb empaatiat, seda see on väiksem kui nii-öelda normaalsetel, tavalistel inimestel. Ehk siis jah, neid ei muuda kuidagi. Kuidas siis, ma ei tea, huvitav oleks küsida siinkohal üldse kõikide kuulajate käest, et kui palju teil on nii-öelda suhteid või kes aimavad või kahtlustavad, et nende lähikonnas on nartsissiste. Et äkki võiks chatis märgu anda, teha. Et oleks täitsa huvitav. Ma kujutan ette, et muidu te vist ei oleks siin. Aga äkki jah, annate chatis märku, et Kerli, ma ei tea, sina vist näed? Ja ma näen, siin on üks käsi saadeti, et aga võib kirjutada või siis võib ka ju panna mikrofoni järgi ja rääkida, on ju. Ja siin on juba 4 vastust praegu, et on. Et mul on endal samamoodi selliseid tuttavaid, kelle puhul ma nagu kahtlustan, et tundub, aga ei saa nagu kindlalt määratleda. Et kuidagi torkab silma see, et on väga palju sellist eneseimetlust ja natukene sellist enda ohvriks tegemist ja selle kaudu manipuleerimist. Et kas see on siis see varjatud haavatav nartsissist või? Küsi uuesti, ma vist natuke lasin kõrvust mööda seda küsimuse vormi. Et kas see võib olla varjatud, see nii-öelda haavatav nartsissist, kelle puhul on see, et ta räägib endast, nagu palju kiidab ennast ja räägib, kuidas teda kiidetakse ja tahab selline hästi tähelepanu ja kiitust saada ja heakskiitu.
Ja siis on märgata ka sellist manipuleerimist natukene või enda ohvriks tegemist või et nagu midagi tahetakse sellega kuidagi tähelepanu saada või et selline nagu jah, ega siin väga raske ongi öelda, et tõenäoliselt päris puhast nartsissisti tüüpi ei olegi, eks. Et eks see noh, varjatud võib ka teatud hetkel olla nagu rohkem varjamatu või siis ta on seal kuskil vahepeal. Et inimesi on hästi erinevaid ja noh, tõesti noh, mõne puhul sa kohe näed, et seal ei ole mingit, ta ei varja mitte midagi, on ju, et sa näed kohe, et mis sa saad et kõik tuleb käitumises ja jutus välja, et aga võib-olla varjatud nartsissist võib-olla endast nii palju ei räägigi, et ta tegelikult, nartsissistid on selles mõttes on ka nad osavad, et kuna võib-olla neil see jah, enesepilt, enesest vaade või arusaam või kuidagi see enesemääratlus, et kes ma siis olen inimesena, on mõnikord selline nõrk või puudulik, siis nad oskavad ennast noh, kujundada vastavalt oma kaaslastele ehk siis näidata ennast täpselt sellisena, nagu neid soovitakse näha. Et oo, et ma olen tore vestluskaaslane, ma tunnen su vastu huvi, küsin. Ja siis noh, ta ka peegeldab sellele nii-öelda kaaslasele tagasi täpselt neid samu asju, mida võib-olla see kaaslane tahab näha. Et mis, sest see nartsissistid on nagu osavad ka aimama, et mis kellelegi nagu meeldib. Ja ennast siis vastavalt kujundama ja siis ka selliselt olema teatud perioodi. Et muidugi lõputult see ei kesta, et mingi hetk tuleb see õige loomus sealt välja. Kui veel rääkida sellest pahatahtlikust nartsissismist või nartsissistidest üldse, siis ütleme, et noh, arvatakse, et circa 10% elanikkonnast on nartsissistlikud jooned, aga pahatahtlikke nartsissiste nende seas on ikkagi hästi-hästi vähe. Et neid jah, loetakse selliseks kurjuse kehastuseks, kellel ei ole südametunnistust. Aga jah, üldiselt nagu neid on vähe ja siis need kergemaid variante on tõenäoliselt palju ja noh, seda on raske hinnata, et kui palju on siis neid inimesi, keda tegelikult võiks diagnoosida siin on ka üks selline nartsissistikuks. kommentaar ka, et mulle tundub, et tänapäeval öeldakse paljude kohta nartsissist ja mina olen elu jooksul lähedalt puutunud kokku ainult ühega. Et noh, seda on ka, eks ju, et lihtsalt mingid ebameeldivad isiksuse omadused ja siis kohe nimetatakse selle sildiga. Aga Just. nagu sa enne mainisid, et tegelikult saab sellele ainult vastav spetsialist diagnoosi anda, et jah, ja ütleme, et mina siis ka noh, gestaltpsühhoterapeudina ütleksin, et noh, me ikkagi saame võib-olla suhtes sellest aru, et läbi selle suhtluse, ja see, kuidas see suhestumine on selle inimesega, eks. Et seal päris alguses slaididel sul olid need mingid kas 5 omadust, eks ju, et nende eest võib-olla siis ka lähtuda, et kui no vot, siin on jah, need, mis on DSM-is loetletud, et ühesõnaga, et nartsissistlikuks isiksuse häireks loetakse inimest, kellel on 5 seda omadust, tunnust. Et kui juba 5 on, et siis võib lugeda. Nii. ja vastuseid on päris palju siin chatis, kes arvavad, et on kokku puutunud ja kellel elukaaslane on ja või lahutatud laste siis Okay. vanem ja Ja see, ma kujutan ette, et ei ole lihtne, aga ma praegu siis mõtlen, ma võib-olla läheks korra üle siit lähisuhte teemast. Vaatame selle nartsissistliku inimese hinge nii-öelda.
et miks ta siis selline on, eks. Et tõesti siis paljude psühholoogide arvates siis nartsissismi keskmes on psühholoogiline valu ja eelkõige siis jah, et isegi on siis nimetatud, et nartsissism kui süsteem, mille kaudu siis inimene saab vältida häbi. Et häbi siis lausa öeldakse, et on nartsissismi aluspind. Ja häbi, noh, ma olen lugenud, et sellel teemal on palju selliseid arutelusid, et kus see häbi siis võib tulla. Et kas siis, noh, ma ei tea, täiskasvanud inimene väliste kaaslaste poolt või keskkonna poolt või oma, ma ei tea, sotsiaalse staatuse poolest kuidagi tunneb ennast halvasti. Et noh, võib-olla ma ütleks, et psühholoogina, et noh, et see kõik hästi palju ikkagi, ma arvan, et see häbi on mingisugune selline psühholoogiline, emotsionaalne häbi, võib-olla üsna selline teadvustamata isegi enamikel juhtudel. Et mis võib-olla selle inimesega on kaasa jäänud mingist hetkest oma elus. Ja mida ta siis igati püüab vältida sellise grandioossusega. Ja see teebki tegelikult tema sisemise nii-öelda olemise väga hapraks, sest häbi on üks kõige keerulisemaid psühholoogilisi olekuid, mida endaga kanda. Et seda, noh, sinna kõrvale mahubki hästi vähe empaatiat, üks asi. Ja teine asi on ka see, et seda häbi inimene tahab psühholoogiliselt kogu aeg endast välja saada. Et projitseerida siis endast väljapoole. Ja see siis vajab ka seda väga tugevat väliskesta. Ehk siis minu selline kogemus ka, et see nartsissistlikud inimesed, keda mina tean, et neile on just see väline imago, väline kuvand endast nagu ülimalt oluline. Et seda nad hoiavad iga hinnaga ja kui selle kallale lähed, siis võib ikkagi väga suure rünnaku osaliseks saada. Et see on sageli nagu kõik, mida nad oma elus, millesse nad kõige rohkem panustavad. Et noh, isegi minu elus on olnud üks ülikooli professor, noh, ta ei ole eestlane, ikkagi juba piisavalt kõrges vanuses inimene, kes tegelikult sellises emotsionaalses stressiolukorras muutus eriti keeruliseks inimeseks, ta polnud üldse võimeline oma emotsioonidega hakkama saama. Ja kõik oma frustratsiooni siis annab nii-öelda oma lähedastele kanda, sest nad arvavad, et see on, et nemad tegelikult ei pea oma emotsioonide eest vastutust kandma, et see on teiste inimeste teha. Ja siis tõesti, et mida siis nartsissistlikum inimene, mida rohkem ta seal spektri lõpus on, seda vähem on ta kontaktis oma tunnetega, sest noh, ega siis nartsissist ei taha ju oma häbitundega olla kontaktis ega ka muude keeruliste emotsioonidega. Et need ta proovibki hästi palju eemale suruda, aga mis psühholoogiliselt muutub, kui ma ei luba endal tunda oma tundeid, siis noh, see tähendab, et ma tegelikult pean oma kehast nii-öelda ennast ära lõikama ka, et mitte üldse tunda, ei füüsiliselt ega emotsionaalselt. Ja see tähendab ka seda, et tegelikult empaatia ka väheneb nii enda suhtes, aga automaatselt ka kõikide teiste suhtes, et siin on, need on omavahel seotud protsessid. Nii et tõesti, et need nartsissistlikud mustrid tegelikult on siis kaitse iseenda sisemise haavatavuse eest. Et mida suurem see haavatavus on, seda suuremad on need kaitsed. Nii. Kas nartsissisti saab ravida? Ma lähen kõigepealt nüüd tagasi sinna suhte juurde ka. Korraks võtame selle läbi.
et kuidas siis nartsissistidega suhted algavad? et, et nad on ju sageli ikkagi väga säravad inimesed, erilised, tunduvad väga põnevad, oskavad olla, oskavad käituda, mõnikord võib selleks suhte algust hoogustada siis ka, ma ei tea, love bombing, armastuspommitamine või siis ka selline hästi, noh, see love bombing võib olla siis kingitused või sõnad, et kohe see inimene väljendab oma suurt huvi su vastu, kuidas sa oled erakordne. et nüüd ta lõpuks on leidnud enda jaoks õige kaaslase, et sa oled see üks ja ainus ja see käib hästi kiirelt. et psühholoogiliselt see toimib ka niimoodi, et noh, kui keegi sulle läheneb ka noh, füüsilises maailmas hästi kiirelt ja võtab põhimõtteliselt, tuleb sinu ruumi sisse, nii et sul pole tegelikult aega enam ise märgata, et kas see on tegelikult minu jaoks okei, et kas mulle tegelikult ka meeldib see inimene ja et mida ma näen temas ja mida ma hindan, et ma ei jõua lihtsalt selle väga intensiivse ja kiire lähenemise puhul ei jõua reageerida. et siis sageli noh, see võib olla ka see üks nende nartsissistide strateegia, et nende lähenemine on hästi kiire, intensiivne, nad võtavad kogu su ruumi ära ja noh, lihtsalt kaotad ennast ära seal. aga jah, sageli siis vahele küsida, et kui see nartsissist, et kui tal ei ole väga seda empaatiavõimet ja ta ei ole kontaktis oma tunnetega, aga ta nii-öelda valib kellegi välja, et kas ta siis päriselt nagu armub ära või mis tema seal motiivid seal taga võivad olla, et miks ta valib selle kellegi välja ja läheneb talle? noh, üldiselt ikkagi nartsissist ei ole selline inimene või nartsissistlike joontega inimene ei ole see, kes tahaks üksinda olla. et tal on vaja neid nii-öelda imetlejaid, toetajaid ja talle ei meeldi ka üldse, noh, üksinda olles ju tuleb ka vajadus iseendale otsa vaadata. nii et noh, nad tegelikult ikkagi vajavad sellist tunnustust, kedagi, kes vaatab neid, on nende jaoks olemas, pakub, noh, inglise keeles on see narcissistic supply, praegu eesti keeles ei tule meelde, kuidas seda tõlgitud on, et siis nii-öelda inimesed, kes noh, ta ei pruugi nartsissisti puhul see armastus, noh, tõenäoliselt seal võib olla teatud kujul ikkagi see armastus olemas, aga ainult siis nii kaua, kuni sa peegeldad talle seda ilusat pilti. ehk siis ei too välja mingeid keerulisi teemasid suhtes või keerulist asja, mida sa tema puhul näed, et või soovid nagu arutada ja jõuda mingi kompromissini või mingeid muutusteni. et senikaua sa saad seda head nartsissisti enda kõrval, eks. et aga jah, üldiselt noh, mõned psühholoogid ütlevad üldse, et nartsissist pole tegelikult võimeline päriselt armastama, ka mitte lapsevanemana. et ma nagu noh, kategooriliselt ei väidaks seda siin. Kas ta võib võib-olla siis alateadlikult kuidagi valida sellise inimese, et ilmselt ta meeldib talle füüsiliselt ka, on ju, et aga võib-olla ta alateadlikult valib siis sellise inimese, kelle üle ta tunneb, et tal võib olla siis võim või saab tema üle domineerida, et see inimene siis kuidagi selline õrnem või tagasihoidlikum või selline, et vot siin on jälle nii ja naa, et mõnikord need nartsissistid just armastavad ikkagi ka tugevaid kaaslasi enda kõrvale. aga noh, ma ütleks, et jah, et siin noh, eks see tõmme on ju vastastikune, see ei saa ühepoolselt toimida, on ju. et võib olla, et ma enda puhul tean küll, et kuna ma olen nagu pärit kodust, kus üks lapsevanem oli nartsissistlike joontega, siis noh, ma õppisingi ära, et see on see viis, armastuse viis. samuti, et normaalne elu ongi selline emotsionaalselt ebastabiilsem, et ilma selleta ma nagu ei oskagi elada. et see on ka minu enda muster, et kui mind tõmbab sellise inimese poole, kes pakub mulle täpselt seda emotsionaalset ebastabiilsust ja siis seda tüüpi armastust, mis siis noh,
on küsitav, et kas see on siis päriselt armastus või mitte, on ju. Et see on jah kahepoolne, et siin ei saa nagu päriselt nagu ainult ühe inimese peale seda sõrmega näidata. Et jah, et see on see suhtemuster, mida siis koos luuakse. Aga noh, üldiselt ega siis jah, tõesti, et kui on üks pool, kes on harjunud võtma endale selle ruumi ja siis on teine pool, kes on harjunud ära andma oma ruumi, sest noh, see on ta võib-olla, noh, me õpime ju oma käitumismustreid lapsepõlves enamasti. Ja kui seal on see hästi tugevalt sees, selline oma vajaduste mittetundmine, ma ei tea, võib-olla oma lapsevanemate emotsioonide tasakaalustamine ja nii edasi, siis see lihtsalt jääb meiega kaasa. See on meie normaalsus. Et senikaua, kui me ei ole suutnud seda enda jaoks muuta. Ja siis tõesti noh, aga muidugi alati ei saa öelda, et nüüd see narcissistiga suhtesse sattunul on mingid väga keerulised mustrid, aga noh, tõenäoliselt ikkagi on mingi asi, mille osas endale otsa vaadata. Aga jah, et keerulise on see elu kindlasti pikemaajaliselt, kui need mustrid nüüd siis omavahel täiesti ei klapi ja ühe soov saada on ikkagi natuke rohkem, kui teisel on see soov anda. Et siis mingil hetkel see paratamatult hakkab tervise peale. Ja siis jah, et samamoodi manipulatsioonist me rääkisime, aga see ikkagi ju töötab siis, kui mina iseenda piire ei tea. Et siis saab minuga manipuleerida, nii öelda. Kas nartsissisti saab ravida? Teaduskirjanduses või kirjandus on selles valdkonnas hästi napp. Leidsin ühe 2024. aastal ilmunud teadusartikli, noh, kus siis teatud selliseid teraapia võimalusi vaadeldi ja mingi tulemuseni jõuti. Kuid üldiselt siiski on psühhoterapeudid, psühhiaatrid, psühholoogid üsna ühtselt selle seisukohal, et nartsissist enamasti ei jõua abi otsima. Sellepärast, et temal ju ei ole probleemi. Teistel tema ümber on probleem. Kuulasin hiljuti Elinor Greenbergi ühte väikest sellist online vestlust või osalesin seal. Et tema on siis tuntud psühholoog, gestaltteraapia koolitaja ja ta on just spetsialiseerunud siis ka muuhulgas narcissistlike isiksushäirete ja selliste joontega inimeste ravile. Ja siis ta rääkis ka, andis ülevaate ühest oma sellisest uurimustööst. Elinor ise on juba üle 80 praegu, et ta on hästi nagu tõesti väga äge psühholoog ja ta tegi, ma ei tea, kas see oli see 4-aastane uuring või selline katse, mis ta tegi, et saada siis grupp narcissiste kokku ja et siis ta kohandas neile ravi, et seal ei olnud tegemist gestaltpsühhoteraapiaga, mida ta neile tegi, sellepärast, et hästi paljud teraapia vormid nõuavad sellist enesereflektsiooni, endasse vaatamist. Aga selleks narcissistlikud inimesed, nende joontega inimesed ei ole võimelised. Et nad võivad rääkida sulle tohutult palju lugusid, kus nad on hästi hakkama saanud või kuidas keegi neile on liiga teinud, aga et enda sisse vaadata, seda võimekust neil kahjuks ei ole. Et Elinor tegi siis oma grupi kokkusaamiseks, siis tal oli hästi ranged tingimused. Noh, üks asi oli see, et need inimesed pidid olema finantsiliselt piisavalt heal järjel, mida narcissistlikud inimesed ka hästi sageli on.
sest noh, kui empaatiavõime puudub ja selline võib-olla enesemääratlus ei ole ka, on selline kõikuv, et ma võin olla ühtemoodi ja siis teistmoodi, et nende jaoks siin ei ole konflikti, kui neil ühel hetkel on ühed väärtused ja teisel hetkel teised väärtused või käituvad siis ühtede ja teiste väärtuste järgi. Siis oli Elinori nõue veel, et see inimene ise peab aru saama või tunnistama, et ta on nartsissist. Et ta sai mingi sellise suure grupi kokku või piisavalt suure, noh, ta küll tegi individuaalselt nendega tööd loomulikult. Ja siis ta saavutas muutuse küll nende inimeste puhul, aga et see sai siis ainult tõesti nende inimeste puhul, kes ise tunnistasid, et nad on nartsissistid, ehk neil see eneseteadlikkus oli olemas. Teine asi, nad olid valmis oma lähisuhete nimel tööd tegema ja õppima siis teistmoodi suhestuma. Et mitte, noh, nende loomulik suhestumisviis on ikkagi see, et mina domineerin ja minu õigus on esimesel kohal. Aga seal Elinori teraapias siis nad õppisid suhestuma teistmoodi. Ehk siis õppisid ära teatud meetodid. Et just, et oma lähisuhteid päästa, sest enamasti need inimesed, kes sinna teraapiasse tulid, siis see põhimotiiv oligi see, et neil olid keerulised, nende lähedastel oli nendega keeruline ja raske ja paljud neist olid siis lahkumineku äärel. Sama põhimõtteliselt, noh, okei, Terry Real, tema sellist webinari ma kuulasin ka. Tal oli webinar, et treating the untreatable, et rääkis siis ka nartsissistlike joontega inimestest. Terry Real on loonud siis sellise teraapiavormi nagu suhtepõhine teraapia. Ja samamoodi siis, et ta rõhutas ka sellele, et mitte siis tegeleda ainult selle inimesega ja tema sissevaadetega ja lasta tal ennast analüüsida, vaid siis ta piltlikustas, et too lifti nii-öelda siis ka kõik tema lähedased, kes on kannatavad seal tema kõrval, et tema seal liftis üksinda popsib mingit suurt uhket Kuuba sigarit, nii et teistel on kõigil näod rohelised, eks, sest tema ei saa aru, et temas on probleem. Et siis ikkagi läbi suhte on võimalik, et nad muudavad ennast. Et aga jah, mitte nagu sellist individuaalset ja tõesti nad võivad ka jõuda teraapiasse ka sellisel juhul, kui nende elus on midagi väga kardinaalselt muutunud, mis mõjutab tugevalt nende enesehinnangut. Ehk siis kas on mingi töökaotus, mingi trauma, ma ei tea, perekaotus. Et siis see võib nad viia väga depressiivsesse kohta, mis mõjutab ja või paneb neid nagu arsti juurde või teraapiasse pöörduma. Ehk siis jah, siuke löök enesearmastuse vastu. Et aga jah, et radikaalselt muuta neid pole võimalik. Et neil on ainult võimalik siis aidata neil muuta oma käitumisviise natukene ja mingit mõtlemistüüpi. Jah, ja siis tõesti, et viimasel ajal või tänasel päeval hästi palju me räägime nartsissistidest, tundub, et neid on ka hästi palju. Et üks empiiriline uuring, mida ma lugesin, seal leiti, et tegelikult ei vasta tõele, et tänapäeval neid on rohkem, samas jälle ikkagi nii mitmedki psühholoogid ja sotsiaalteadlased arvavad, et kuna see meie nii-öelda lääne ühiskond on selline hästi rahale ja edule orienteeritud, ja lisaks kogu see isikukultus läbi sotsiaalmeedia, et siis tegelikult ta, eks ju, võimendab või siis soodustab selliseid nartsissistlikke jooni inimestes. Teine asi võib-olla, mis ka väärib hästi märkimist, et kuna üldiselt jah, ikkagi on meeste seas nartsissistlikke jooni rohkem või nartsissistlike joontega mehi,
et see võib tulla ka või tuleneda ka sellest, et nii-öelda lääne kultuuris, noh, ja võib-olla mitte ainult lääne kultuuris, aga et poisse kasvatatakse olema tugevad. Et poisid ju ei nuta, poisid ei kurvasta, noormehed, poisid alati teavad, mida teha, mis on õige käitumine, teguviis. Nad ei küsi abi. Noh, ja tegelikult siis me õpetame ise neid poisse iseenda emotsioonidest eemalduma ja ka eemalduma siis teistest inimestest, sest kui mul kaob kontakt iseendaga ära, siis tegelikult kaob see kontakt teiste inimestega ära. Et selles mõttes see võib olla ka seos just nimelt nende nartsissistlike joontega. Teine asi on siis see, et meie ümber on võib-olla ka lihtsalt emotsionaalselt ebaküpsed inimesed. Et mitte alati nartsissistid, et neid on võimalik, et me ajame aeg-ajalt sassi, sest nad on teatud osas sarnased. Aga jah, ikkagi emotsionaalselt ebaküpse inimese puhul ikkagi on see, et jah, ta lihtsalt tõesti ei oska teisiti käituda. Ta ei oska oma emotsioonidega eelkõige toime tulla, et seda me näeme selles stressiolukorras eriti, kus võib-olla ta muutubki nagu teatud mõttes väikseks lapseks. Et impulsiivne ja mingid lapsikud käitumismaneerid. Et siis kindlasti seal on see arenguvõimalus või potentsiaal olemas. Et samas kui jah, nartsissist võib olla sellises äärmuslikus olukorras ikkagi ründab ja kaitseb. Rünnak on ka teinekord kaitse või sageli. Et jah, et siis üks on ikkagi see, kes ei arvesta ja teine on see, kes ei oska. Muidugi eks siingi on jälle teinekord raske vahet teha. Et võib-olla kõige mõned tegin ühe slaidi siis, et võib-olla siis kuidas nagu oleks võimalik enda jaoks selgeks teha, et millega siis tegu on. Üks asi on see vastutus, et kas see teine inimene võtab oma käitumise eest vastutust ja on valmis muutma seda. Ja kas sa selle inimese kõrval tunned, et sa saad olla sina ise. Või siis sa pead kogu aeg käima mingi mask ees ja peegeldama siis ainult sellist pilti, mida tema tahab näha. Ja kõik muu nii-öelda jätma sinna maski taha. Nii. Üks asi veel, mis mul praegu tuli meelde, mida ka Elinor Greenberg mainis, et just nende, just seoses selle emotsionaalse küpsusega mulle meenus see. Elinor ütles nartsissistlike inimeste kohta seda, et nad ei ole õppinud suhestuma teiste inimestega, et nende suhestumine nii-öelda partneritega on ka a la 13-aastase tasemel, võib-olla isegi nagu väiksema vanuses inimese tasemel. Et see lihtsalt ka, et ta on sinna kuidagi kinni jäänud. Et kas siis hoiab seal teda ka mingisugune häbi ja grandioossus, sest jah, teistega suhestumine ju nõuab empaatiat, aga et nende puhul siis see suhestumise pool, et see on hästi oluline, et seda enda jaoks märgata. Ja siis, kuidas siis ennast hoida? Et üks on kindel, et me ei saa muuta teist inimest, mitte kedagi. Me saame ainult iseennast muuta, eks. Ja siin ongi see koht, et peab tooma siis vastutus minu enda otsuste, enda käitumise, enda valikute eest, enda kogemuse eest. Ja oluline on ka see, et siis saada iseendaga see parem kontakt. Nii et ma nagu saan ka aru, kust mu piirid jooksevad ja kust kohast see teine inimene ületab mu piiri. Sest kui ma ei tea, kus mu piir on, siis on mul väga raske ka seda hoida.
ja tõsi, mõnikord on see võib-olla ka mugav koht, kus olla. Et kui mulle sobib see, et mu kõrval on keegi, kes otsustab kõik asjad ära, ütleb, kuidas asjad on, siis tegelikult see annab ju mulle võimaluse, ma ei tea, lihtsalt olla, teha muid asju, et mitte otsustada ja mitte mõelda. Nagu jah, mitu korda olen maininud, et piirid on siis jah, enesehoidmise alustalad. Ja oluline on siis neid väljendada konkreetselt, et milline käitumine, milline suhtlus on sinu jaoks okei ja mis ei ole. Ja jääda endale ka hästi kindlaks siin ja seda kommunikeerimine peaks olema ka selline rahulik ja enesekindel, et iga kord, kui sa näed, et see käitumine jälle ilmneb, mis ületab sinu piire, siis lihtsalt väljendadki ennast. Et mulle ei sobi praegu, et sa niimoodi räägid või et sa seda ütled või et sa niimoodi käitud. Ja loomulikult sellele teisele poolele ei pruugi see mõjuda kohe ja talle ei pruugi see meeldida. Ta võib reageerida negatiivselt. Aga oluline on see, et ma lihtsalt jäängi endale kindlaks ja kas või korrutan nagu papagoi. Taaskord, see on minu seisukoht, ma ei tagane siit, mulle ei sobi nii. Et piir ei ole ju see, mida teine inimene teeb, vaid ikkagi see, mida mina luban. Ja siis oluline võib-olla ka mõelda sellele, et üks on need välimised piirid, aga teine on ka see sisemine piir enda sees. Et kui palju ma siis enda sisse võtan neid asju ja palju ma emotsionaalselt luban. Aga see võib-olla läheb ka juba kokku selle emotsionaalse distantsiga. Et jah, nartsissistlike joontega inimeste puhul on oluline hoida seda emotsionaalset distantsi, sest sageli nemad toituvad sellest sinu emotsionaalsest reageerimisest. Et siis annab see neile võimaluse kuidagi vastanduda. Ma ei tea, ühesõnaga nad on üsna osavad selles, et haarata sind kaasa mingisugusesse vaidlusesse, võitlusesse, nii et lõpuks sa oled täiesti kadunud lihtsalt selles teemas ja tema käes on ikka see võim, on ju. Et oluline on jah, et lihtsalt jääda endale kindlaks ja hästi ka napisõnaliseks, et konkreetselt see on sõnum ja ära lase ennast kaasa viia mingisuguste emotsionaalse sõna laviiniga. Üks oluline asi, mida ma oma nahal päris palju olen ka tundnud, et isikliku info jagamine nartsissistliku inimesega võib-olla ei ole väga mõistlik. Et sellises keerulises olukorras nad kipuvad seda sinu vastu kasutama. Et parem on leida siis selleks jah, keegi, keda sa usaldad. Nii et jah, kui me ei anna talle seda emotsionaalset reaktsiooni, siis lihtsalt teine pool ei oska enam midagi pihta hakata, sest siis tal nii-öelda vahendid puuduvad. Ja kas see võib ta ka nagu kuidagi rivist välja viia ja agressiivseks muuta? Et siis see, kui hakatakse enda piire kehtestama, mida võib-olla seni pole tehtud, et kas ta võib siis Absoluutselt. vägivalda kasutama? Ja. Eks see emotsionaalne vägivald võib olla kogu aeg ju olemas, eks. Et füüsiline vägivald jah, et loomulikult võib see tulla. Et mis ma ise nagu psühholoogina võib-olla ka näen, et teinekord on see nii-öelda emotsionaalne väärkohtlemine on palju keerulisem kui füüsiline väärkohtlemine, sest emotsionaalse puhul ma ei saa täpselt aru, kus see piir jookseb. Kui on füüsiline, siis on selge, see pole okei. Kuigi taaskord oma nahal võin öelda, et mõnikord tundub ka see füüsilise väärkohtlemise puhul, et aga ma olen selle tegelikult välja teeninud, et ma tegingi midagi halvasti, eks. Et see võib ka täiesti nagu olla. Ära jäta end üksinda. Et sageli võib olla, et nartsissistlike joontega inimesed on osavad sind
nii-öelda isolatsiooni panema oma lähedastest, oma sõpradest. Et kindlasti seda peab hästi jälgima. Et tuleb jätta endale oma seltskonnad, oma sõbrad, kellega saab arutada, kellega saab, kus sa saad ka lihtsalt ennast nii-öelda avada või lihtsalt ennast laadida. Et kui sinu maailma jääb alles ainult see suhe ja see inimene, siis võid veel rohkem ennast ära kaotada ja veel üksikumana ja veel raskem on sealt välja saada. Et siis võib-olla hakkadki nägema seda maailma ainult läbi oma kaaslase silmade. Et tugi ikkagi aitab näha selgemalt asju, muidugi ka hobid ja kõik sellised asjad, eks. Jah, siis veel kord hoolitse enda eest ja kasvata oma emotsionaalset vastupidavust, võta regulaarselt aega endale, tee pause, mine ole omaette, hobid, rutiinid, hea on ka, väga oluline oleks ka tegeleda eneseteadlikkusega, ma ei tea, praktiseerida mindfulnessi. Et see kõik aitab, see, mis aitab kaasa sinul iseendaga kontaktis olla, siis seda paremini sa saad hakkama ka selle keerulise suhtega, selle inimesega enda kõrval. Et jah, see on vaja lihtsalt teadlikult aega selleks võtta ja tegeleda. Mida tugevam on sinu sisemine alus, seda vähem sind selle teise inimese käitumine mõjutab, seda lihtsam on sul piire seada. Ära võta isiklikult ja harjuta enese kehtestamist. Ehk siis tõesti see, mida teine inimene teeb, ütleb, kuidas ta on, tegelikult ei peegelda kuidagi sind. Et jäta see endale meelde. Et tema on tema ja sina oled sina, isegi kui ta, ma ei tea, solvab sind, ütleb halvasti, siis veel kord, see näitab ainult tema iseenda isiksus sellisena, nagu ta on. Et mida paremini ma ennast teha, jällegi, mida paremini ma enda kontaktis olen, seda lihtsam on mul mitte reageerida, sest ma tean oma väärtusi, ma tean iseennast. Kasuta mina sõnumeid, ja proovi hästi ka konkreetseks jääda, et mitte üldistama hakata, et alati sa teed nii või mitte kunagi või et praegu siin ja hetkes minu vajadus on see, ma tunnen nii. Ja tee seda siis jah lugupidavalt, et mitte provotseerida. Ja enese kehtestamine siis ei tähenda konflikti, kuigi jah, ma olen teadlik oma klientidega tööst, et väga paljude inimeste jaoks võib see enese kehtestamine olla väga keeruline. Sest kuidagi see on siis muster, mis on endaga kaasa võetud. Et enda vajaduste väljendamine või üldse, et mul on enda vajadused, et see nagu ei ole okei. Ja loomulikult on oluline, et sa hindad siis regulaarselt seda suhte mõju endale. Et siin on siis mõned küsimused, mis võib-olla on toeks sellel hindamisel. Et jah, kuigi ma tean, et see ka ei ole nii lihtne alati. Kuigi vist emotsionaalne ebastabiilsus ja kurnatus peaks küll igale ühele olema täiesti tuntav ja arusaadav, et kui sa juba nii tunned, siis tähendab, et midagi on valesti. Ja siin on ka tõesti, et mitte oluline pole siis see või et näpuga näidata, et tema on süüdi, vaid võib-olla siis ongi see, et minu enda selline maapind on liiga habras, see, millele ma toetan või minu tugi või minu käitumismuster vajab kuidagi tervendamist või toetust. Ja loomulikult, kui on suhe, kus on juba ka füüsiline vägivald ja kus sa tunned ennast väga ebaturvaliselt, kui kodu ei ole kindlus ja sa ei saa seal olla sina ise, siis
võiks võib-olla tõesti tõsiselt kaaluda, et kas see on koht, kuhu jääda. Nii, ma nüüd läksin neid kuhugi edasi kogemata. Tegelikult ma nüüd jõudsin jah sellesse kohta, kus saaks võtta ette küsimused. Küsimusi on vahepeal siia omajagu tulnud. Ja siin on kommentaar, et kindlasti on igas inimeses teatud eluetappides või situatsioonides nartsissistlikkust, mõnes rohkem, mõnes vähem. Jaa, absoluutselt. Ja ma arvan, et võib-olla sellises, mida stressirohkem olukord, seda rohkem me võime nartsissistlikke jooni näha ka inimeses, kes tavaelus tegelikult on väga empaatiline ja okei. Et taaskord selline isiklik kogemus, et lihtsalt ikkagi inimene, kes nagu igapäevaselt käitub selliselt, siis on see kahtlus nagu põhjendatud. Siin on küsimus selle Kreeka mütoloogiast nende tegelastega seoses, et kas Ekost siis võib olla ka varjatud nartsissist, kes on õppinud ja varjama oma nartsissistlikke jooni ja see tõmbab teda grandioosse nartsissisti suunas, siis ta saab olla endaga kooskõlas, samas sisimas säilitades arvamuse, et ma olen temast parem. Päris huvitav küsimus. Saab mõtelda nii. No mulle siiski võib-olla pigem mul on ikkagi tunne, et seal müüdis oli see, et Eko ikkagi väga imetles just nimelt seda narkissust ja tal ei olnudki vajadust ise esile tulla, et ongi, et ega see, ütleme, me oma elus ka tõmbame ju neid partnereid ligi, kes kuidagi täidavad selle mingisuguse tühimiku või vastavad sellele minu enda haavale, et täidab nagu ära selle. Et saab nagu tervik kokku. Et siis ei pea nagu iseenda selle mustriga tegelema, sest teine pool nagu täidab ära selle ja siis ma jäängi sellesse oma, kas siis vigasesse või tervesse. Kui terve muster on, siis on väga okei ja kui on selline muster, mis vajaks parandamist, aga teine pool võtab selle ruumi ära, nii et ei jää parandamiseks ruumi, siis see ei ole ilmselt nagu hea. Ja siis üks kommentaar siin, et inimene nimetab ennast magnetiks, et tal on minevikus kogemus ja reaalajas ka, et ütleb, et ta on magnet nagu siis sellistele inimestele. Ja, tere tulemast, welcome to the club. Et ma arvan, et mul võib-olla tänaseks ma olen sellest mustrist välja saanud. Et aga ja, see on ikkagi olnud paar aastakümmet kindlasti minu selline muster. Ja siin on ka kommentaar, et on olnud sellise inimesega siis kokku-lahku suhtes mingi 5 aastat ja taaskord seal, et tahaks lahkuda sellest suhtest, aga väga raske on, kuna manipulatsioon on väga tugev. Et siin võib ka seda tugigruppi soovitada, selles mõttes teisi inimesi on ju, kes aitavad seda reality check'i sul teha. Jah, et kas siis otsida tugigruppe, ma ei tea, otsida terapeutilist abi, sest minu jaoks ma mäletan ka, et mingid asjad on, mis on meie jaoks nagu normaalsus. Ma mäletan, et ma vist olin vähemasti juba 2,5 aastat käinud teraapias. Ma käisin teraapias seoses oma õpingutega, see oli kohustuslik. Aga minu jaoks oli täielik üllatus, et kuna mu kaaslane oli füüsiliselt vägivaldne, mitte küll nagu päevast päeva. Ja siis terapeut ütles mulle, et ei Elo, et vägivald pole kunagi õigustatud. Ja minu ajal oli see nagu puuga pähe saada, et mis mõttes, et ma olin kogu aeg arvanud, et tegelikult ma olingi tollel hetkel, see oli õigustatud, see vägivald. Et see saab, see on nii, saab osaks minu olemusest, eks.
et ja mõnikord ongi, et vaja lihtsalt see endale ka teadvustada, et noh, oluline on võib-olla harida ennast tõesti sellel nartsissismi teemal, et mis endast kujutab see inimene, sest sageli me ei pruugi isegi teada neid jooni, eks. Et ma lugesin raamatut Passiiv-agressiivne varjatud nartsissist ja ma leidsin nii palju äratundmist, et ma ei olegi nagu peast hulluks läinud, et tõesti, et see ongi nagu muster, mis ei ole okei. Ja noh, mida ma olen kogenud. kas me võib-olla saame sinna järelkirja sinult raamatusoovitusi ka, et see tihtipeale on ka esimene samm võib-olla, et inimene seda raamatut loeb. Eks seda kirjandust on jah omajagu. Kindlasti üht-teist saab soovitada. kas, kas see võib olla nartsissismi meenutada, kui inimene vajab muidu pidevalt teisi inimesi, kes aitaks tema enesehinnangut ülal hoida, aga alkoholijoobes soovib ainult üksi olla ja ei taha, et teda segataks? Väga huvitav jah. Et ta muidu vajab pidevalt teist või teisi inimesi, kes aitaks tal enesehinnangut ülal hoida. Pigem on nartsissist ikkagi selline, kellel ongi näiliselt kõrge enesehinnang. jah, just ja noh, eks tal ongi vaja seda väljapoolt kogu aeg seda kinnitust on ju, seda peegeldust, et jah, et sa oledki äge ja tubli ja tark ja kõige parem ja et seda neil on kindlasti vaja, üksinda olemist nad väga ei kannata, samas alkoholi juues seal noh, alkohol aitab ju iseendast nagu teatud mõttes ju kaugeneda, tuimestada meeli. Et siis ei pruugi see vajadus teise inimese järgi olla nii suur. Et siin on jah, väga raske on selle põhjal öelda. Nartsissistlik inimene võib aru saada, et ta on käitunud valesti või end parandada, et sellest nagu oli vist juttu ka, et üldiselt mitte. Üldiselt minu isiklik kogemus on küll see, et üks selline väga kindel joon nartsissistlike inimeste puhul on see, et nad ei ole valmis oma eksimusi nägema, veel vähem neid tunnistama ja veel vähem vabandust paluma. Ma arvan, et jah, et see on küll need asjad, mida nad peaaegu kunagi ei tee. Et see vabandus võib-olla kui tuleb, siis alles tõesti nagu väga äärmuslikul juhul, kui tõesti on nagu vastuvaidlematult või ümberlükkamatult on nagu leiab kinnitust see, mis on juhtunud või mida nad teinud on. Aga siis see vabandus on ka alati teatud agaga. Et sellist nagu puhtsüdamlikku vabandust ja noh, loota siis, et sealt ka muutus tuleb, sest noh, oluline on ju jälgida ka lisaks sõnadele neid tegusid. Et kas ta siis ainult on sõnad, et ta lubab, et ta muutub, aga siis tegelikult mitte midagi ei muutu või et jah, kui nende lubadustega ikkagi tegusid ei ole, siis noh, siis järelikult ei ole see inimene, kes on võimeline seda tegema. Et see, kes ikkagi muuta suudab, saab see inimene, kes oma eksimusi tunnistab päriselt ja ütleb, et ta on valmis nagu muutuma, ma ei tea, suhte nimel või. Et tahtsin siin ka ära näidata siis, gestaltpsühhoterapeut olen ja siis natukene gestaltpsühhoteraapiat, väike lühike tutvustus. Et mina olen isiklikult hästi suur gestaltpsühhoteraapia fänn, see on minu eluviis ka. Ja tõesti võin oma nahal öelda, et tänu sellele mina sain välja oma elu nartsissitlikust mustrist. Et see aitab suurendada teadlikkust, see on hästi sellele üles ehitatud. Või see on üks põhilisi postulaate, oma tunnetega kooskõlas olemine, iseendaga kontaktis olek, autentsus ja siis see aitab ka hästi võtta vastutust või aru saada, et kus jookseb see minu vastutus ja et minu elu ja mina vastutan selle oma poole eest. Ja kui mina käitun nii, siis elu vastab mulle vastavalt.
et alati on see seotud minu enda käitumisega. Ja siis pakun ka siinolijatele võimaluse saada 3 soodsama hinnaga teraapiasessiooni minuga. Et võta minuga siis otseühendust, kui sul on see soov. Mu kontaktid on siin olemas, aga ka Real Coachi kodulehel. Ja webinari järel kirjal, siis me ka toome need kontaktid välja uuesti. Ja siis, et ma Real Coach teeb oma meeskonnatöö konverentsi 9. aprillil. Et me teemal siis suhtlemise mõju. Ja praegu on siis veel viimased 15 piletit veel alles, et selle koodiga saab 25% soodsamalt. Aga viimased 10 isegi on alles. Ja, et keda siis kõnetab see meeskonnatöö ja juhtimine, et siis. Ja mina teen seal töötuba siis eneseväärtustamise teemal. Et jah. Kas ma võin veel selle gestaldi kohta korra küsida, et teid mingid olulisemad punktid seal välja, aga mis selle gestaltpsühhoteraapia erinevus on siis psühhoteraapiast või teistest teraapiavormidest? Teised psühhoteraapia praktikaid on jah hästi erinevaid. Ütleme, et võib-olla kõige levinum ja tuntum on siis kognitiiv, mis see nüüd oligi, kognitiivne teraapia, et mis siis keskendub kõige rohkem sellele, kuidas meie mõttemustreid muuta ja läbi selle siis käitumist. Gestalt keskendub või vaatab inimest kui tervikut, ehk siis et kõik on olulised inimese puhul, nii meie mõtted, nii meie emotsioonid, nii meie keha ehk siis aistingud kehas, et see kõik on üks tervik. Ja see lääne kultuur võib-olla ka on soodustanud seda, et esikohal on hästi sageli tõstetud just selline ratsionaalne mõtlemine ja mõtted ja aju, aga et tegelikkuses jah, et kui me ikkagi iseennast kuulata ei oska, siis ma ka ei tea, mida ma tahan. Ehk siis, kui ma oma vajadused jätan kuulamata, siis ma võin enda puhul ka öelda, et ma olen enam suure osa oma elust juhindunud oma mõistusest ja mõtetest ja ratsionaalsetest otsustest, isegi isiklikes suhetes. Sest ma lihtsalt ei ole osanud iseennast kuulata. Aga et siis gestaltpsühhoteraapia siis hästi aitab taastada seda kontakti iseendaga, sest tõesti, mida paremini ma enda kontaktis olen, seda paremini ma igal hetkel tean, mida ma vajan, mis on minu tugi sellel hetkel vajalik, kus on minu piirid, kas ma lasen kellelgi oma piiri ületada või oskan siis kenasti seda piiri hoida. Gestaltpsühhoteraapia, jah, et see ongi see kõige suurem erinevus. Et tegeleme siis siin ja praegu olukorraga, ehk siis tegelikult enamus käitumismustreid, mis meid ei teeni, need avalduvad igapäevaselt, need võivad ulatuda meie lapsepõlve, aga et ütleme, et kui tänases päevas kerkib mingi probleem, siis me tegeleme sellega, et kuidas see probleem või see problemaatiline olukord või käitumine või suhestumine või emotsioon, et kuidas seda lahendada. Ja sageli see aitab siis lahendada ka neid meie lapsepõlves saadud haavu. Et sageli mõnikord jõuame siis sinna ka läbi nende tänase päeva probleemide. Et on siuke suunatud siis, et mitte ainult rääkimisele, vaid ikkagi erinevad, ma ei tea, väljendusviisid nagu, ma ei tea, liigutused, žestid, kõndimine, joonistamine, erinevad loomingulised väljendused, harjutused, eksperimendid. Mis siis kogu selle info kokkuvõtteks sa soovitaksid sellele inimesele, kelle lähedane või töökaaslane või keegi on siis väga tugevate nartsissistlike joontega,
et kas siis pööratagi pilke enda poole, tegeleda selle enda heaoluga ja teadlikkusega ja enesearenguga ja seal oma piiride kehtestamisega, enda jaoks selgeks mõtlemisega või siis paarisuhte puhul, et kas siis pigem oleks, et põgene. Et võib-olla jah, mingi aja sa jõuad, on ju, seda teha, enda eest hoolitseda, aga võib-olla pikkade aastate jooksul lõpuks ikkagi see inimene siis vannub alla seal kõrval või kui on selline väga agressiivne nartsissist seal kõrval. Noh, ega siin ei olegi sellist ühte ja õiget soovitust, et eks igaüks peab ise ju tunnetama, et kui ma tunnen ennast selle inimese kõrval hästi, võib-olla ta katab minu olulised vajadused ära, siis ongi ju kõik okei. Et see ongi alati selline suhestumise küsimus. Ja noh, kui ei ole võimalik lahkuda, siis hoolitseda iseenda eest, et vähemasti seda mitte tahaplaanile jätta, et ikkagi see oma emotsionaalne heaolu on kõige olulisem. Et öeldakse et ka, et lennukis, et kui on see kriisiolukord, siis pane hapnikumask esmalt endale. Et oma hapnikku ei tohi lasta nagu otsa saada. Võimalik, et kolleegiga, nartsissistliku kolleegiga võib olla keerulisem, sest seda sa ei saa ju, noh jah, teatud määral saab valida, on ju. Aga see ka ei ole väga lihtne. Et noh, ma arvan, et kõige olulisem selliste joontega inimeste puhul on see oma piiride seadmine ja hoidmine. Ja seda siis sellisel lugupidaval ja austaval viisil ja siis jällegi see, et võib-olla või siis ikkagi, et mitte, noh, nartsissistid sageli ka otsivad võib-olla suhteid selliste tähtsate inimestega või siis inimesed, kelle puhul nad tunnevad, et nad võivad olla neile kasulikud. Siis nad oskavad väga pugeda külje alla. Noh, võib-olla see kõlab halvasti, aga ja, et siis võib-olla jälgida, et mitte jagada seda isiklikku infot, sest ikkagi sõpradena nad ei pruugi olla kõige lojaalsemad. Et see info võib sealt väga valedel hetkedel teie vastu olla ära kasutatud, see isiklik info, et ma arvan, et kui piire hoida, siis saab hakkama. Et see on nagu see kõige olulisem võib-olla nõuanne. Ja, et mitte ära unustada, kes ise oled ja hoolitseda enda eest ja tegeleda enesearenguga ja siis, kui see nartsissistile ei kõlba enam see suhe, et siis ta läheb ise ära. Jah, või siis kasvad ise mingil hetkel lihtsalt välja. Rahuldust kätte. Jah, just. Et see on alati jah, suhtest tulenev dünaamika. Et meil tegelikult jäi siin ka vastamata küsimusi, et kas see on ka okei, kui mõnel inimesel midagi väga hingele jäi, et ta võib siis pärast küsida, kirjutada sulle meilile. Jaa, muidugi. Tegelikult jah, meie webinari aeg ongi nagu täis saanud. Ja ma väga loodan, et sa, kes sa siin täna kuulamas oled, et sa said mingit infot või tuge sellest, mida sa vajasid praegu. Vastused oma küsimustele, et kellel jäi midagi siis kripeldama, et siis saab Elole kirjutada. Et kontaktid siis ma saadan ka järelkirjaga. Ja ma tahan väga tänada kõiki vaatajaid ja suured tänud ka sulle, Elo, et sa veetsid meiega täna siin selle väärtusliku 1,5 tundi ja jagasid oma teadmisi ja ka oma kogemust natukene. Et tänu sulle. Aitäh kutsumast, Kerli, ja ma loodan, et jah, et kõik said midagi endale kasulikku. Ma siin näen, et mainiti siin seda, et süüdi oskavad need või ohvritena oskavad need nartsissistid olla, siis jah, seda nad oskavad. Aga siin on jälle see, et kui ma panen piiri ette, siis neil kaob võimalus ära olla ohvri staatusest. Okei. Ja salvestus tuleb siis ka teile, et saate rahulikult järele vaadata ja panna pausile ja kui vaja on ja vaadata neid tabelid seal üle. Jah, seda oli vist palju seda infot. Seda oli küll. Aga uute kohtumisteni ja nägemist. Ja õhtut kõigile.